Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Daamid ja härrad võhkarid, osaga number 132 on teie ees, mina olen Märt, see seal on Andreas. Tere, Andreas. Tere, Märt. Kes kuulab meid praegu ainult heliga? Palun minge YouTube'i. Esimest korda te näete, et Märt Koigil on habe. Märt, ma pole elu seest niisugust habet Märdil läinud, et ta on põhimõtteliselt jõulumees. Jah, põhimõtteliselt. Ja. Rääkides jõulumehest. Andrease pulletid. 12., 14. ja 16. mail toimub Eurovisioon. Esimeses poolfinaalis ehk siis 12.05 9. astuvad ülesse meie armastatud Lenna, Piret ja Carly. Ehk siis 6 aja pärast on pilt selge, kuidas ninjadel läks. Eesti esinduslugu Too Epic to be True on lisaks kohalikele arvamustele sattunud ka rahvusvahelises veebiarutelus terava kriitika alla. Üks arvamuskujundaja on YouTube'i sisulooja World Vision. Maailma Vision ütles Eesti loo kohta. Eesti pidi vist olema üldiselt ühiselt pilves, kui nad oma Eurovisiooni võistlusloo valisid. Vabandust, aga see on tõde. Kas tõepoolest Visioni nimeline tegelane teab täpselt tõde ja meie kui sauna ja alkoholirahvas oleme muutunud maailma jaoks narkorahvaks? Ei oska seisukohta võtta, kas on tagasilangus või edasi jõudnute grupp. Aga jah, kui tõde, siis tõde. Minule kui ühele Eesti narkoinimesele teeb aga suurt rõõmu see, et Eesti loost räägitakse. Too epic to be true saab nii palju reaktsioone ja on ka vastureaktsioonidena videosid, kus kiidetakse laulu nagu pöörased. See suur vastuoluliselt võib minu arvates isegi ninjadele väga hästi mõjuda ja musta hobusena lõpuks kapata veel Google päris kõrgele. See ei ole enam vaid narkoaju fantaasia, vaid täpselt sama suur tõde kui see, et kogu Eesti oli narkolaksu all. Go ninjad. Nii, jätkame naiste teemadel. Delfi naisteka arhiiv on Eesti naisest taasavaldanud esimest korda 2022. aastal avaldatud artikli, sest kordamine on Ants Roostlase ema. Artikli nimi on Ei mingeid imetrikke. Need on kõige ägedamad asjad, mida üks mees voodis teha saab. Neid ägedaid asju on ei rohkem kui vähem kui 17 hirm ja rõõm, ei ole sulle võõrad, 17 tuul ja torm, su hinge kauaks jäävad. Ehk siis 17 asja, mida mees naise rahuldamiseks tegema peab. Hakkame pihta. Loen ette samas järjekorras nagu artiklis. Let's go. Nii, tuleb kaela suudelda. Kelle oma, seda ei tea, aga kaela. Siis tuleb luua silmkontakti. Loodetavasti ei pea seda tegema kaela suudlemise ajal, muidu see veider kõõrtsilmsus võib uuesti tule jahutada. Edasi tuleb mehel oigama hakata. Artiklis kirjutatakse, et pole tõsi, et ainsad seksikad helid on naise mõnu oiged. Ka mehe naudingu hääled on ülimalt kuumad. Nii et suudle kaela, vahi samal ajal silma ja oiga nagu pöörane. Ai! Siis tuleb vulgaarselt rääkima hakata. Siis võta kontroll. Ehk siis peale seda, kui sa kutsud teda valusaks sooraks, siis tead, vahel tahab naine jalad seinale lüüa, lõõgastuda ning lasta mehel ohjad haarata ja võtta end just nii, nagu tal tahtmine on. Mul tuleb üks autopõletaja meelde kohe. Just. Järgmine punkt on naise austamine. Peale seda, kui sul silmad kõõrdis kael üle lakutud on ja sa oled hoianud nagu valudes vanainimene, oled ropendanud oma naise peale ja võtnud teda nagu vägistaja, siis edasi tuleb naist austama hakata. Härrasmeest pole midagi seksikamat, sest naine pole lihatükk ja kohe kindlasti ei soovi, et teda niiviisi koheldaks, mistõttu on austusel tähtis koht. Kuidas see kõik selle eelneva jutuga kokku läheb, seda teab vaid Eesti naise toimetus. Edasi tuleb naisele öelda, et sa armastad teda. Tundub, et isegi siis, kui sa teda tegelikult ei tee. Siis puuduta tõrnalt, küsid naise käest, mida ta tahab. Ehk siis puuduta oma kallimat tõrnalt ja küsida käest, mida sa tahad? Nii saadki naist. Vastust ära oota, vaid tee kohe otsa oraalseks ja riieta naine lahti, tee komplimente selle kohta, kuidas naine voodis on, siis hakka sosistama, alusta eelmänguga, näita elevust, käitu enesekindlalt ja viimase punktina julge puudutada. Ja seal on kirjas, et pole põnev, kui mees puudutab sind vaid kõige ilmselgematest kohtadest. Erutavana mõjub, kui käed liiguvad üle kogu keha igale poole. Igale poole!
Palju õnne, Eesti naine, see on tõepoolest artikkel, mida taas avaldada ja seda kas või igal aastal. Ja, just. Mulle meeldib see, et need artiklid on kuidagi, need nagu räägivad sellistest meestest, kes tegelikult, tegelikult ei oska absoluutselt naisega nagu ringi käia, see on tore. Et et ma ei tea, kui palju nagu neid mehi, kes hakkavad nagu naisi silitama, siis silitavad nagu terve aja õlgasid ainult. Nagu lihtsalt, nice. No minu jaoks on ikka põhiprobleem see järjekord. Nagu äkki alustaks selles mõttes sellest järjekorrast, kuidas ta võiks olla, et vaata silma, julge puudutada, julge puudutada, suudle kaela, ei. See on mingisugune ropendaja, kui võtta teda nagu poleks homset ja siis äkki on austa teda. Mida vittu? Aga see ongi järjekord, see on niimoodi, et mees ja naine koos ongi niimoodi, see järjekord on mulle väga meeldib. Kõige esimene asi kohe on, et kõigepealt pidid kaela suudlema, siis pidid silma vaatama, et see ongi lihtsalt sa lähed naise juurde ja lihtsalt järsku. Absoluutselt. Cringe. Aga, jaa, absoluutselt. 3. bulletis puudutame lühidalt ka mehi. Aastakümneid on seksuaalmeditsiinis räägitud meeste G-punktist kui millestki, mis peitub sügaval kehas ja on ligipääsetav vaid eesnäärme kaudu. Hispaania teadlaste värske uurimus, aga põrutab, mehed on anatoomiliselt hoopis põnevamad, mitte mingid igavad imbetsillid. Pikka aega peeti naiste G-punkti vasteks eesnääret. Uued tõendid viitavad aga sellele, et peamine tundlikkus kese asub peenise alaküljel, piirkonnas, kus kohtuvad peenise pea ja tüvi, ehk siis eesnaha kidapiirkond. Sellist uuringute puhul on kindlasti hea olla Hispaania teadlane. Ma pigem ei hakka kirjeldama, kuidas täpselt seda uuringut tehti. Ja neljas bullet, viimane bullet, aga cutest bullet ever. Põhja prefektuuri ridadega on liitunud noor politsei koera kutsikas Scout, kelle passinimi on võimsalt kõlav Asmodeus, ehk siis teemonite kuningas. Asmodeus. Nimele kohaselt on noor koer energiline, sigadustele aldis ja hoiab oma koerajuhi sõnul korralageduste korraldamist igapäevases to-do-listis. Huvitaval kombel ei ole kassid üldse Scoutist huvitatud ning ta peab nendega mängimiseks iga kord neid keelvestil taga ajama. Esimene koolinädal on noorel koeral juba selja taga ja see möödus Scoutil väga hästi. Õpiti kuulekust, eseme markeerimist ja tehti jäljeharjutusi. Peremees ütles, et üllatus, hetkel on kutsika suurim motivaator söök ja selle nimel ollakse valmis kõike tegema. Meie oma käpapatrulli liige, kelle omanikuks ei ole 10-aastane poiss nimega Raider, kelle vanematest ei tea keegi midagi, samuti tema rahalistest võimalustest. Go Põhja prefektuur. Kas ma mäletan õigesti, et kunagi oli politseikoer, kelle nimi oli Värdi? Ma ei tea. Minu arust, see tuleb mulle kuidagi tuttav ette, et oli, sest kunagi oli nagu, Värdi oli nagu selline asi, ma ei tea, kas sa kunagi oled lugenud Miki Iire koomikseid? Olen. Need olid Miki Iire õepojad, Mardi ja Värdi. Ilma naljata, Mardi ja Värdi olid need eesti keeles. Fucked up, ma ei tea miks, aga minu arust oli meil politseikoer ka, kelle nimi oli Värdi. See oli lihtsalt nagu tänapäeval sukest nime ei pane. Debiilu oli ja imbetsillu ja need... Imbetsillu, Debiilu ja Värdi. Kusjuures Miki Iirel oleks, kui ta piilupartsi teeks, Debiilu oleks see mulle tegelikult. Debiilu oleks päris hea, jah. Aga enne kui saatesse lähme, siis Hambel ja Selmine päästetud kuningriik. Ikka veel poodides. Viisin juba teise laari Apollosse, et tundub, et lähevad nagu soojad saiad, nii et palun minge krabage oma sai. See oli Andreselt praegu etteheide. Ikka veel poodides. Miks ta ära ei ole ostnud? Jah. Või siis nagu, mida sa tahad? Mida sa veemust tahad? Ja siis rääkis ennast sisse, et tuli välja, et viis ise juurde. No nii on, jah. Vot, ja nüüd vist ongi hetkel tähtsate teemadega kõik, et nüüd lähme täiesti aitäh, et kuulasite ja lähme siis esimese teema juurde tõesti. Muidugi meil on võimalus see, et me hakkame iga päev tegema võhkareid 10 minutit saadet. Kiired bulletid, üks pikem uudis, hästi pealis. Või see ongi, et esmaspäeval on bulletid, teisipäeval on üks uudis, teisipäeval, kolmapäeval, 7 päeva, et see on 70 minutit tuleb kokku nädalas. Tahate või? Tundub väga väsitav. Jah, või ei. Tundub väga väsitav. Aga meie esimene teema täna räägib ikkagi jälle Maljukast, et saime teada, palju raha läheb.
Nimelt, Postimees kirjutab, ehkki on arvamust avaldatud, et Mallukas teenib ettevaatus.ee leheküljega raha, peab blogi enda sõnul lehele korralikult peale maksma. Mida keegi tahtis öelda selle kohta, et ma leidsin koha, kust raha teenida? Mitu süüdi mõistetud kurjategijad, kelle nimi on lehel ära toodud, on otsustanud võtta kampa juristid, et oma nimi veebilehelt maha saada. Mallu jagas sotsiaalmeedias arvet, mille sai advokaatidelt, ma ei tea, kas see on nüüd Widen büroo või Viden, ma nüüd ei teagi. Igal juhul üks nendest kahest sellest büroost, seda just töö eest, mida advokaadid olid ettevaatus.ee lehe pärast teinud ja see arve on 7806 eurot. No, arvestades sellega, et see on umbes mingi 1/5 Malluka kuutasust, siis tegelikult lumme kuste. See on nagu meile 200 vaata eurot. Oota, aga kas ta ei maksa endale palka ikkagi oluliselt vähem või? Ta maksab endale mingi 4 tonni. Seda küll, jah. Tahtsin lihtsalt nagu ettevõtlikku naist esile tõsta, öelda, et ta sööb kulda ja elab kulla sees. Aga ei, see on nali naljaks, see on rets. See on rets, 7806 eurot, nagu on inimene ei saa kuridi aastas ka ei teeni nii palju, kui Mallukas peab kuridi maksma mingi ühe asja eest ainult advokaatidele. Ja kusjuures keegi pani selle klipi veel TikToki, mina nägin seda TikTokis ja mul oli, vaata, minul on niimoodi õhtuti, ma võin kukkuda sinna algoritmi sisse ja siis ma lihtsalt jäängi sinna scrollima. Aga aeg-ajalt tabavad meid sellised asjad sealt, mille peale mul on nagu see, minu reaktsioon on okei, aitab ja panen kinni. Ja see oli kommentaar, mis oli selle alla kirjutatud, et see sama, kus ta näitas, et see 7, ta ütles seal 8 tonni ja siis kommentaar oli all. Eesti riik, mida siit oodata? Ja siis mul oli nagu, jep, see on nüüd piisav, see on nüüd, jah, täpselt. Kaja Kallas on süüdi, ma eeldan kuskil. Kaja Kallas on süüdi, et nagu, kuidas vittu see 8 tonni on seotud Eesti riigiga, ei tea. Eesti 200, ma räägin sulle. Et nagu mida iganes, aga ühesõnaga arve on jõhker ja advokaadid on esitanud arve mitmed tehtud töö eest ja nende hulgas on näiteks andmekaitse inspektsioonile koostatud vastuste ning lehe privaatsustingimuste koostamine ja täiendamine. Ja siis ta on ise öelnud, et jah, et siis oota, mida keegi tahtis öelda selle kohta, ma leidsin koha, kust raha teenida. Suskas ta lõpus ka kriitikutele, kelle arvates pani blogi ja lehekülje püsti raha teenimise eesmärgil. Et iseenesest siuke ma arvasin, et see number on suur, aga ma ei arvanud, et see number nii suur on. Holy shit, et see on ikka päris palju. See oli üks osa, mida ta seal jagas, et seal BS-saare läks veel mitu tonni ja Tannul on veel mitu tonni, et nagu asja toimub. Aga rääkides raha teenimisest, siis ma käisin Alexelas ja mitte raha teenimas, vaid raha kulutamas. Ma käisin salajutud, ta oli siis 3.0 teine tulemine, or something. See eelviimane siis Alexela show reedel. Ja ma isegi show kohta, ma tahaks nagu kriitikat anda, aga mitte show kohta. Show oli, kõik oli super-trupper ja selle kohta mul ei midagi öelda. Mul on 2 kriitikanoolt visata hoopis teistele inimestele. Ja üks suur pluss ka. Esimene kriitikanool on mul selline. Vaata, mina olen selline, minu ajal tead, kuradi, ma olen siuke vanemuise mees, olnud ikkagi, Tartu on ju. Ma lähen teatrisse või stand-upi vaatama või muusikali vaatama. Ja siis, kui esimene pool läbi saab, siis mitte keegi ei liigu mitte kuhugile, enne kui nagu lava on tühi inimestest. Plaksutatakse ja alles, kui kõik on läinud, siis tehakse uksed lahti ja inimesed hakkavad välja liikuma. Aga mis seal juhtus? Peale esimest poolt nagu põhimõtteliselt nagu see show oli ära ja siis nad veel hakkasid ütlema, et näed, nüüd meil tuleb siin väike paus ja siis hakkasid nagu midagi veel rääkima. Ma viskan umbes mingi 100 inimest laksti jõusid püsti ja hakkasid minema kõndima. Nagu välja uksest nagu. Mul oli, mida? Ja siis ja selleks ajaks, kui põhimõtteliselt Mallu ja Pärtekas olid nagu lõpetanud oma lause, oli juba pool rahvast püsti, küll, 1/3 rahvast püsti juba oli väljas, mis tähendab, et ma seisin seal niimoodi valmis, et saaks aplausi teha, vaata, nagu ikka ja ei saanud aplausida, sest rahvas oli välja kõndimas juba. Wow, ma võisin seal niimoodi teha üksinda, aga nagu, mis asi see on? Et ma ei tea, kas see on nagu mingi tavaline asi, et ma ei ole sellist asja näinud ja kui mina olen olnud kuskil lava peal ja on olnud esinemine, ka siis on alati olnud niimoodi, et ikkagi on see suur lõppakord näiteks esimesel osal, siis rahvas plaksutab
ja siis me läheme ära ja siis alles rahvas liigub. Et ma ei tea, kas see asi on siis selle Alexela suuruses siis või? Et seal on 2000 inimest või mis iganes see number on, inimesed nagu tõesti lähevadki ruttu joogi järjekorda või seal on mingisugune point, aga kurat taustage oma selles mõttes esinejaid. Ma, olles inimene, kes on õppinud ametit, mis on lava peal esinemine, siis ma olen sellega hästi nõus. Et jah, lõppkokkuvõttes iga inimene teeb oma valiku ise, aga jah, see on siuke. Ma lihtsalt tahaks nagu teada, mis oli see nagu point, miks inimestel oli vaja nii kiiresti välja saada. Ma tean seda, et kunagine, mis ta nüüd praegu on, need nimed kogu aeg vahetavad Unibet Arena või? Et ma tean, Unibet Arena puhul oli nagu see, et kui seal on mingid suured kontserdid, siis kontsertide puhul on niimoodi, et viimaste laulude ajal inimesed lähevad juba ära, sest et nad tahavad autosse saada, et ei oleks ummikut parklas. Ja, ma saan aru, see on nagu laululava puhul ka, et ma nagu natukene mõistan kuskil välisüritusel sellist asja, sest seal nagu nii käib liikumine ja nii edasi, aga see on nagu istekohtadega show, kõik on täis. See on teine asi, jah. Mis asi see on nagu? Ja tegelikult teil lõpus oli samamoodi, et nad ütlesid ära, olid veel viimased sõnad seal öelda ja juba jälle terve hunnik inimesi oli püsti, oli aplaus ja siis juba hakkasid inimesed ära minema, siis, aga esinejad olid veel lava peal. Ja siis kas mitte Mallukas ei öelnud, et kuulge, et plaksutage nii kaua, kui inimesed ära läheme, et mis oligi nagu jumala aus. Et publik ise oli nagu väga tore, et ma ei ütle publiku kohta midagi, aga seal see liikumise süsteem oli minu jaoks arusaamatu. Et ma ei teagi nüüd, kas asi on minus, aga vist ei ole asi minus, kui sa nagu tunnetad seda sama asja. Ei, ma saan aru, jah. See on imelik, jah. Ma ei läheks kohalt ära enne, kui inimesed on lavalt läinud. Ei ole väga palju musti lambaid vaja, et niisugune tunne tekiks. Ei no, vaata, seal ongi see ju tegelikult, et seal tekib teatud mõttes see karja efekt, vaata, et üks tõuseb, siis ütleme, et neid mustasid lambaid on vaja sinna 6 tükki. Nad tõusevad kõik korraga püsti ja selle reaktsioonina tõusevad juba mõned teised ja niimoodi see lähebki, et see, jah, nii on. Ja see ka, et kui ütleme pärast on ja mingid inimesed tõusevad enne püsti ja proovid ruttu välja saada, et mitte koos 2000 inimesega nagu välja joost, siis tekib küsimus, et nagu, et kas on mingi main character syndroom, et nagu sa oled mingid või parem, et pead ruttu välja jooksma, et nagu teistest ees või nagu what the fuck is that, et nagu kui sa oled endale võtnud selle aja, et siis minna vaatama, ma ei tea, mis iganes 3 tunnist show'd on ju ja siis võtad siit pool tundi edasi, pool tundi tagasi aega ka ja et nagu, et me ei räägi mingit sellisest, et me ei saa tund aega, ei saa sealt parklast välja või mida iganes, et nagu ei tea, kust nii kiire siis äkki nagu hakkas, et ja, ei arusaadav, imelik. Et ei tea jah, kuidas teine show, ma ütlen, mõlemad show'd läksid hästi, nii palju kui ma aru olen saanud ja rahvas on hyped ja õigusega hyped. Üks positiivne asi, et kui eelnevalt ma olen, enamasti ma siiski olen Malluka siis ütleme sfääris elanud või, et nagu ma tunnen võib-olla Mallukat ja tema huumorimeelt ja tema suhtlusviisi ja tunnen ma natukene rohkem või palju rohkem kui Pärtelpoja oma siis mul oli üllatus oli see, kui hea oli Kristina Pärtelpoeg. Nagu, nüüd ta nagu avas nagu täielikult shows nagu enda seda nagu The Good Side, mida arvatavasti kõik salajuttude suured fännid nagu on varem ka näinud, aga ta oli meeletult äge, ta oli hästi lahe nagu seal selles mõttes nagu esinejana, ta oli hästi armas, ta oli hästi nagu terav vajadusel, et see nagu kooslus on nii hästi toimis, et see on küll nagu, et Malluka ja Pärteka see kooslus on ka nagu fantastiline, et Mallukas on hea nagu alati selles mõttes, ta lihtsalt, ta on täpselt niime, et nagu lihtsalt iga asi, mis ta ütleb, see on lihtsalt fucking gold, vaata. Aga Pärtekas oli kõva. Mina nägin ühte storyt, tänu sellele, et Mallukas jagas just tema storyt ja siis kus mina muigasin, sest Pärtelpoeg tegi, nagu ma mõtlesin, nad suhtuvad üksteisega niimoodi, that's funny, kuidas ühesõnaga, seal oli mingi ostmise teema, mingisuguse asja ostmise teema ja siis Kristina Pärtelpoeg alustab storyt sellega. Tahate teada, milline värdjas on Mallukas või? siis mul oli nagu, what the fuck, mis asi see on? Sest et ma olen nagu selles draamasfääris juba nii kaua olnud, minu esmane eeldus oli täitsa putsis, kas nad on ka tülis või? Aga ei, istus autosse ja sõimas seal värdjaks edasi, et Mallukat nagu näkku ja siis ma olin, et okei, see on tore. Suhtlevad. See cool mõnus vibe, vaata. Ja siis ütleme, et ühe negatiivse asja ütlen veel ja see on taaskord minu seisukohast, et seal olid 2 külalist teisel poolel, Mattias Naan ja Stefan. Mattias Naan oli mega äge,
Mattistan oli nagu 10-10, ta lihtsalt nagu iga asi, mis ta ütles, ta skooris nagu niimoodi, et see oli nagu väga terav. Stefani puhul oli probleem selles, et ta oli natuke liiga palju alkoholi tarbinud eelnevalt. Ja ta isegi ütles kõva häälega, et ta isegi päris ei saa aru, mida ta teeb seal, vaata. Et võib seda võtta kui naljana, aga kogu see asi, mis ta seal oli, ta nagu... kuidas ma ütlen seda, et seda oli, selles mõttes, ta nagu ei olnud nagu ebameeldiv drunk. Ta oli nagu siuke armas drunk, vaata. Aga jälle esinejana, eks ole, ma nagu vaatan seda, mõtlen, et kurat küll, noh. Veits ebaprofessionaalne ei ole ennast enne nagu show'd plämmi juua või. Et enne nii suur show'd on ju, et ma eeldan, et said ka raha selle eest. Aga jah, võib-olla see on ka minu probleem, sest ma lihtsalt vaatan ka üldiselt esinejaid ja kuidas nad on. Et, aga selles mõttes nagu show ise oli äge ja Stefan sobis ka sinna sellisena, nagu ta oli seal. Aga küsimus jäi õhku mul. Vot, igatahes vägev show ja minge ikka. Nii, hüppame edasi, saime ühe kirja, mis ütleb meile tere. Olen üsna värskelt teid avastanud ja hindan väga teie objektiivsed ja mõistlikke teemakäsitlusi, samuti nõustun teie viimases podcastis välja käidud hinnangutega Tõnis Sildaru kohta, aga mul käis iga kord judin üle selja, kui mainisite kägistamist, skandaalsed fotod Henri ja Tõnise müramisest lähemalt vaadates ja Henri tahvli juttu lugedes saab üsna selge pildi kokku fotol kujutatud olukord, kus Henri on peitnud tahvelarvuti endale särgi alla ja Tõnis üritab seda vägivaldselt ära rebida. Tõnise käsi on selgelt Henri särgi all ja sealt turritab ka terava tahvelarvuti kontuur. Tõnise käsi ei ole Henri kaela ümber. Ehk siis jah, meil on foto, kus Tõnis vägivallatseb poja kallal, aga ei ole olemas vähemalt minu teada fotod, kus Tõnis Henrit kägistaks. Siin eksis ka Postimees, mis avaldas pildi põhjal tehtud illustratsiooni, kus väga selgelt kujutati lapse kägistamist. Suures pildis ei muuda see mitte midagi, aga lihtsalt kui soovite tulevikus antud teemat käsitledes fakti täpseks jääda, siis Tõnise kägistaks kutsumine pole ka päris õige. Okei. Ma tahaks selles mõttes nagu ühe vastu asja öelda, et nagu, et kuidagi mingil põhjusel see kirja saatja, aitäh, et sa saatis selle kirja, aga ta täpselt teab, mis seal toimub. Et seal on kirjastatud, et saab üsna selge pildi kokku. No. Tere, me tegelikult ei tea mitte munnigi, mis seal toimus. See, mis seal nagu öeldi, on üks asi ja see, kus see välja näeb, on teine asi ja mis tõde on, võib olla vapse kolmas asi ja et sellepärast ongi see, sellepärast loetigi erinevalt seda, et üks Postimees nägi ühte asja, ei ole midagi nii selgelt näha kõik. Et ma lihtsalt just saying. No, jah, kui siin nüüd pilli hakata lõhke ajama, siis on nagu see, et kui seda pilti vaadata, siis on nagu pildi pealt, see pilt on mul ees praegu. Jah, siin nagu mingi kontuur justkui nagu on ju, aga tegelikult ei tea ka, kas ta kägistab või ei kägista, aga sure, kui me tahame sellisele, kui me räägime konkreetselt sellest detailist, siis võib-olla tõesti on nagu olukord, et ma ei tea, kas me saame öelda, et ta kägistab. Sure, ma võin selle nagu kuuli vastu võtta. Jaa, aga sellisel juhul on pill lõhke juba. Kuidas Varro Vooglaid selle kohta öeldakse, et ei ole tõendit, et ta ei kägistanud? Jaa. Vot, aga lähme edasi. Räägime nüüd ühe sükse natukene huvitava loo. Kõik lood on huvitavad tegelikult. Aga möödunud nädalavahetusel avaldati TikTokis kaadrid MJ Clubi peaukse ette pargitud traktorist, mis blokeeris klubisse sissepääsu. Traktori esiklaasil seisis silt kirjaga MJ Club, Jüri Mets oma võlad tagasi maksta, ehk siis vene keeles Jüri Mets, pažalusta tengi, midagi taolist. Pažalusta tengi. Just. Kroonika, ma mingil põhjusel karjusin seda, aga andmetel, kroonikast rääkides, ma ei viitsiga praegu, parkis võlanõudega traktori ööklubi ette toitlustaja, Alex Kebab ja baari omanik Aleksei Beržin. See oli lihtsalt MJ Clubi omanikule Jüri Metsale viimane hoiatus, et tema teod ei sobi meie ühiskonnaga kokku, selgitab Beržin. Enne kui ma jätkan, ma küsin. Viimane hoiatus. Mis siis edasi oleks saanud? Oleks kuradi Sierraga ukse maha sõitnud. Näpud maha lõigatud või et viimane hoiatus, okei. Kroonikale, selgitab Beržin Kroonikale, miks ta ööklubi ette traktori parkis. Beržini ja Metsa vahel oli sõlmitud laenuleping, mille tagasimakse oli juba 3 korda hilinenud. Beržini jutust selgub, et Mits oli talle suupistete eest arvestatava summa võlgu, aga tasus selle pärast traktori intsidenti. Mis näitab minu arvates ära, et sellised asjad ikkagi toimivad. Palun tagasi, Metsik Lääs 90-ndad, let's go!
samal nädalavahetusel, kui traktor MJ Clubi ette pargiti, pidanuks klubis toimuma Shannoni kontsert, aga see jäi ootamatult vapsi ära. Shannoni esindaja Janek Hariku sõnul oli neil Metsaga kokku lepitud ettemaks, aga Mets ei tasunud seda. Seetõttu otsustas Harik kontserdi ära jätta. Ta ainult lubas maksta, kogu aeg oli raha maksmine tema poolt edasi lükatud. Pool summast ei tulnud isegi veeranditki, rääkimata 100% ettemaks, ütles Harik. Mets ise aga väidab, et Shannoni kontserti ära seetõttu, et rahva huvi oli väike ja raha kanti ostnutele tagasi. Kui suur on võimalus, et Shannon ei too rahvast täis, huvitav? Vaata, Shannoni kohta on see jube hea nali, mida tegi Tanel Weinbergs, et müüb küll Tanel Weinbergs või? Daniel, vabandust. Tanel, ta võib Tanelgi olla. Daniel Weinbergs, kes ütles just nimelt, et müüb küll, aga kellele. Mina arvan, et Shannon on see veider bänd, kes ikkagi toob ikka rahva kohale maja täis. Ja see loogika, kuidas nagu muusikat teha, on nagu eriti kõva, nagu üks lugu aastas ja mõnikord tuleb 2 aasta tagant üks suvelugu. Ja laseme edasi rahulikult 15 aastat nagu. Crazy. Ja. No neil on ju see, vaata, ma ei teagi, kuidas seda nagu nimetada. Ma praegu mõtlen välja termini selle muusika kohta, mis nad teevad ja see ei ole, I'm not throwing shade, nagu tehke seda muusikat, mida te tahate teha. Ma nimetaks seda neosüldiks. Et nad teevad siukseid vanu laule ka ju tegelikult, seepärast, et ma olen käinud, kus kohas ma käisin sünnipäeval ja sinna oli Kalli rahas Shannon kohale see oli mu nõbu! Holy shit! See oli mu nõbu! Huvitav, kelle käest ta raha sai? Huvitav, kelle käest see raha tuli! Aga et tema sünnipäeval esines Shannon ja siis ma ise ka imestasin seal, et huvitav, et nad nagu laulavad siuksed et jaanipäevas kõrgeks kasvab rohi ja kõik ja siuksed asju ka nagu laulavad. Sa teed nalja? Ei tee! Mõtlesin, et äkki see Abe on sind sööma hakanud saju kuidagi juba, aga ei. See ei ole see. Minu arust nad lausid seal seda, et see oli suveaeg ka seal, eks ole, suvine sünnipäev oli. Raha oli siis, äkes. Ja siis ma siis ka mõtlesin, et huvitav, et nad nagu, et see on mõnes mõttes nagu süldibänd, aga nagu hea. No saad aru, kui ma ütlen süldibänd, vaata, siis see on nagu mõnes mõttes nagu prioratiivne, et see on nagu, kuradi süldibänd ära nüüd niimoodi ka ütle, aga ma mõtlen seda kõige paremas mõttes, et nagu selles mõttes nad teevad väga hästi, mis nad teevad ja siis neil on need oma laulud ja ühesõnaga, ma ei tea, mulle tundub, et see ka põhjuseks peale lähevad. See on, kui ma vaatan praegu, siis nad on välja andnud ainult 2 albumit, viimane tuli 2012 ja siis ta ülejäänud ongi täpselt singlid. 25, 24, 23, 22, 21, 29, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nad lasevadki iga aasta ühe laulu välja. Te teete nalja, kui ma Wikipediat saan nüüd usaldada, aga mida hekki nagu. Ja, aga ei, sul on õigus, jah. Aga kui sa nagu paneksid sinna kõrvale korraks Smilersi, kas Smilersil ei ole see umbes sama, et nagu, et see ei ole ju rock-muusika, on ju? See on niisugune kuidagi hästi nagu kuidagi. Mis sa ütlesid, neosült? Neosült ütlesin, jah. Okei, aga MJ Clubil siis on avalik info järgi maksu ja tolliametile võlgu 15 000 euri ja just. Ja ta on ka veel TTJA mustas nimekirjas. Ja TTJA kommunikatsioonijuht Aap Andreas Rebas, ilus nimi, see teine nimi. Aap Andreas on muidugi, mulle väga meeldib. Väga kiht. Kinnitab Kroonikale, et MJ Club OÜ on endiselt tarbijavaidluste komisjoni mustas nimekirjas. Kõnealune ettevõte on nimekirjas hetkel 2 täitmata otsuse tõttu mõlemal juhul seoses sellega, et üritus jäi ära ning tarbija nõudis piletiraha tagastamist, ütles Rebas. Nii et see MJ Clubi vend, Jüri Mets, Kurat, aga ma vaatasin seda pilti, kus ta selle kuradi traktor oli sinna ukseta, see ei ole nagu suvaline koht, see on ikka kuradi linna keskel. Jaa, ma mõtlesin ka sellele. Et see on ikka nagu kauboi värk on ikka vahepeal nagu, mõtled, et justkui nagu ei kiida nagu heaks on ju. Aga samal ajal vaatad, mõtled, türa kui äge. Nagu lihtsalt siuke žest nagu, ma ei tea. On hästi kohe vahel.
see ei ole ikkagi nagu, mina ei ole kahe vahel, see ikkagi ei ole nagu õige kuidagi, et sellist Wild Westi tegelikult siin linnas ka teha. Aga järgmine küsimus ongi see, et aga mida sa teed? Mida sa teed, kui tüübil on raha maksmata? Et sellele mulle vastust ei ole jälle. Et samas vägivalda siin ei kasutatud, kuigi öeldi, et see on viimane võimalus. Jah, who knows? Ma ei tea. Karum. Aga siuksed lood siis traktori ja Võlamaalt. Aga lähme siis edasi, võtame natuke tõsisema teema ette. Õhtuleht räägib aastaid kestnud vaimsest terrorist, pealt näha ideaalne pereema vägivallatses mehe ja laste kallal. Abikaasast ilma jäänud naine üritas eksmeest vangi saata, kuid osutus hoopis ise vägivallatsejaks ja kohus mõistis ta tingimisi vangi. Sõbrad tuttuvad vaatasid kadedusega, kuidas Riina on elus peaaegu kõik saavutanud, ka siis, kui ta läks armastuse otsinguil uuele ringile ja leidiski selle. Varasemas kooselust oli tal praeguseks üks täiskasvanud laps, uuest abielust sündis veel mitu last. Peale kauba oli Riina kolleegide seas hinnatud töötaja, tal oli justkui kõik olemas. Aasta algul lagunes ilus muinasjutt aga lõplikult koos, kui kohus mõistis 50ndates aastates Riina süüdi oma mehe ja laste kehalises väärkohtlemises. Oota korra. Teine ring. Ma tahan teise koha pealt küsida seda. Kuidas sina suhtud sellesse, kui umbes ala, et öeldakse, et nagu, kas öeldakse teine ring või, kui ütleme, naine läheb nagu teisele abielule või mingisuguse asjale? Miks see teine ring on? Selles mõttes, et kas ei ole nagu üks sama eluring, mida inimene nagu täidab oma terve elu ja siis võib-olla ta on 50 inimesega eelnevalt koos olnud, aga ta ütleme abiellub ühega, läheb lahku ära ja siis äkki ta on teine ring või? Noh, palun vabandust, et ma nüüd sükse analoogia tekitan, aga kui sa sõidad ringrajal ja sa sõidad ühe ringi ära ja lähed järgmisele ringile, kas sa lähed teisele ringile? Siis peaks ju seksi kohta samamoodi olema, et iga kord, kui sa teed seda ringi, siis peaks ju ringide arv suurenema ja siis sa saad öelda, et ma olen nüüd 638. ringil. Et mu point on see, et aga me kõik oleme elus ju liigume, meie trajektoor on pidev, et kas on normaalne öelda, et me läheme teisele ringile. Et nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, mina isiklikult ei ole kunagi tunnetanud seda, et kui keegi ütleb teine ring, ma ei ole seda kunagi tunnetanud halvustavalt. Ma võin eksida, äkki seda keegi ütleb halvustavalt, et või tähendab ei, ma kujutan ette, ütleb ja ütleb, ta on teise ringi naine, mingi sukune asi, sure, keegi kuskil ütleb, on ju. Aga kui peetakse silmas abielu, et on teine abielu, mina ei kasuta seda teist ringi, aga mõnes mõttes ma saan aru, miks niimoodi öeldakse, et sa... Aga mina olen just aru niimoodi, et päris tihti öeldakse just naiste kohta, eriti siis, kui ta on veel eelnevalt sünnitanud ka, eks ole, eelnevast suhtes saanud, seal on mingi teine sõna oli ka, mida öeldakse selle kohta, et teine ring, vaid mingi asi veel, siis ma alati mõtlen selle peale, et naiste kohta, miks niimoodi nagu? Eestil jälle väga teisi ringisid. Ma ei tea, kas ma olen kunagi kuulnud. Võib-olla on järgmine pere või läks, ma ei tea kuhu, aga et nagu naine, mulle tundub, et vahepeal on nagu selline nagu mingi läbikäigu hoov, et temal loetakse neid ringe, vaata, kuidas nagu, kas on sünnitanud või ei ole ja mingid sellised asju. Aga nii ongi, naiste puhul loetaksegi seda, jah. Et jah, et see oli teine ring, ma olen kuulnud veel mingit asja, aga mul tuleb praegu meelde, mis asi see oli, mis kunagi nagu ärritas, nagu, et mida? Miks sa nii ütled, vaata? Aga ei, pohhu. Aga ei, see küsimus on nagu hea, huvitav arutelu koht, et minu arust küll, jah. Just Riina otsustas, kas mees ja lapsed tohivad süüa. Mida ja millal nad tohivad süüa? Kas üldse ja kellega nad tohivad suhelda? Sportlikku abikaasat ei lubanud enam trennigi. Aga kui läks kuskile, pidi naisega oma asukohta jagama. Isegi seda, millal mees tohib tööle minna, otsustas Riina. Saad aru või? Kas mees ja lapsed tohivad süüa? Mida nad tohivad süüa? Kellega tohivad suhelda? Kõik sa lugesid. See on nagu mingisugune next level crazy shit. Ma pole veel seda kuulnud, et nagu, et kas mees ja lapsed tohivad süüa. Nagu, ma saan aru sellest, et on olemas inimesi, kes nagu tahavad teada, kus nad kaasal on ja võib-olla tolle sõbraga mulle meeldib, et sa suhtud ära minevad ja siis mees lõpuks ei lähe ja kõik see on ja kas tohib süüa? Mida pittu? Ja see on crazy ja seda juhtub naistega tihedamini veel. Absoluutselt, sellepärast see lugu ongi nagu mõnes nagu hästi huvitav, et see on nagu teisest perspektiivist võetud ka, et
jah, et enamasti on see alati nagu mehed on need sellised tõpped ja nüüd ongi Riina on siis fuck it tõbras. See on nüüd hästi kohatu nalja, aga siin loos on Riina see mees. Jah, ongi. Sellega asi ei piirdunud, et abikaasat veelgi rohkem oma kontrolli alla saada, käskis Riina tal seletuskirju kirjutada. Eeskätt siis, kui Kaupo ei teinud midagi just nii, nagu Riina ette nägi. Seletuskiri tuli kirjutada Riina dikteerimisel. Näiteks pidi Kaupo kord kirjutama seletuskirja, kui jättis lõuna ajal töölt koju tulemata ja ei aidanud seega kodus naist. Mulle oli minu töö tähtsam, käskis Riina mehel kirjutada. Jätsin lapse lamamistoolis lahtise turvarihmaga, kui läksin tema kõrvalt sääske püüdma. Kahetsen väga, et selline asi sai juhtuda ja luban tulevikus alati kontrollida, et rihm oleks kinnitatud ja selliseid asju ei juhtuks. Luban, et ei kraabi laste põski habemega, sest nende nahk on õrn. No, need on siis väljavõtted, mida Riina on käskinud kirjutada. Need on vaid mõned näited seletuskirjades, mis uurimise käigus leiti. Küllap sai Kaupoga aru, et see on vale, aga kodurahu huvides ei jäänud tal teist varianti, kui naise nõudmistele alluda. Riina allutas abikaasa täielikult oma kontrollile, isegi kui Riina mehe kodust välja viskas, tuli Kaupo tagasi, see oli ju tema pere. Kusjuures siin ongi see aspekt on nagu see kodurahu huvides, et siin mõni ütleb, kurat, sa lähed ju ära siukse naise juurest. No, aga esiteks sul on seal pere, teiseks kui sul on niimoodi, et sa pead selle seletuskirja ära kirjutama ja peale seda on nagu kõik pealtnäha jälle nagu normaalne ja suhtlus on nagu normaalne või normaalsem, siis sa teed selle ära, et see on üldiselt ikkagi, kuidas inimesed käituvad. Lisaks harjud neid seletuskirja kirjutama ja selles mõttes, et see on mõnes nagu isegi natuke tänuväärne selles mõttes, et Kaupo on saanud oma käekirja nagu lihvida siin ka veel tegelikult täiskasvanu eas, et me kipume seda nagu mitte tegema siin arvuti ajastul. Huvitav, mis ta peale kirjutada, et austatud abikaasale või? No see dikteeriti, ma ei tea, ma ei kujuta ette reis. Et ma mõtlen, mida nagu Riina sai sellega, kui ta nagu lasi kirjutada, et mulle oli minu töö tähtsam. Kas nagu et ma saan aru, et nagu et seda nagu mehel nõuda teha on nagu mehele nagu raske, et ta peab seda kirjutama, aga mis nagu Riina ise sai sellest? Kontrolli. Ja, ma saan aru sellest, aga ma mõtlen sellest lausest. Kui ta lasi kirjutada selle, siis ta nagu loeb seda, siis ongi, et mul oli mu töö tähtsam, et kas ta nagu sai mingi naudingu seda, et ta pani mehe seda kirjutama ja mees kirjutas, et ega seal muud ei ole. Kuid ühel hetkel hakkas Riinal kontroll käest libisema, siis kui Kaupo hakkas tema teadmata uuesti lähedastega suhtlema. Ta rääkis ka Riina täisealise lapsega eelmisest kooselust, kes oli emaga koos elades paljuski sama kogenud. Alles siis sai Kaupo aru, et viga polegi temas. Nii tegigi ta lõpuks otsustava sammu ja lahkus jäädavalt nende ühisest kodust. Sest mees kontrollima harjunud naisele ei sobinud ja Riina pöördus politseisse. Seal süüdistas ta endist abikaasat vihjamisi nende ühise lapse seksuaalses väärkohtlemiseks. Ühe tõendina esitas naine aastate taguse seletuskirja mehelt, mille põhjal järeldas ta, et mees võis olla lastega kohatult käitunud. Kuna info lapse võimaliku väärkohtlemise tõttu on alati tõsine, alustas politsei kriminaalmenetlust. Menetluse käigus kuulati üle mõlemad alaealised lapsed, kuid nende jutus ei viidanud miski võimalikule seksuaalsele väärkohtlemisele. Küll aga oli laste jutus vihjeid sellele, et ema mõjutas neid isast halba rääkima. See koos naise enda jutuga viisid uurija veendumuseni, et isa pole last väärkohelnud. Ilmselt hoidiski Riina aastate tagus seletuskirja eesmärgiga seda sobival hetkel relvana kasutada. Vaata, siin on tegelikult võib-olla vastus ka su küsimusele. Just. Et kõik sellised asjad, mis ta kirja pani, olid sisuliselt selle jaoks, et võib-olla pärast relvana kasutada. Mida iganes. Kas või see, et mulle on minu töö tähtsam kui pere. Et mingil hetkel kuidagi saab seda võib-olla ära kasutada. Who knows? Uurimise käigus ilmnes, et hoopis Riina on meest aastate jooksul korduvalt löönud. Näiteks mööda minnes rusikaga selga. Täiesti tavaline asi tegelikult teha. Mitte ükski asi ei ütle rohkem kui see, kui ma loen sinu kommentaari dokumendis, mis on lihtsalt MDV. Rahulikult, teen kuulan mingi podcasti, kõrvalõpetan kõrvast ja lastele süüa järsku mingi rusikas lendab mulle selga. Täiesti perses,
täiesti õige. Lisaks selgitasid uurijad, et Riina lõi üht lastest köögirätikuga näkku, kui laps oli veel päris pisike. Lisaks põhjustas ta lapsele jõulise toitmise käigus lämbumisohu. Kord sikutas Riina üht last juustest nii tugevalt, et lapsel olid jaladki maast lahti. Kurat, ma ei kujuta ette raisk. Vaata, siin ongi see, et vaata, inimesed on nagu nii erinevad, aga ma üritan nagu ise ette kujutada seda, et kui Liisa teeks, kui minu abikaasa teeks niimoodi lapsele, lööks köögirätikuga näkku või et sikutab nii tugevalt, et on jalad maast lahti, ma arvan, et ma lihtsalt sõidaks sisse kohe. Rusikaga selga. Ma ei kujuta ette nagu, et nagu, vaata see ongi see, et sa ise nagu inimesena talud ära, sa saad rusikaga selga, siis on nagu, nagu mis su probleem on nagu, aga laps on ju väike ju, noh, mis asja. Milles laps süüdi on? Ilmselgelt siin saab hakata nagu see teine pool siis, ei, ma ei tahtnud nii kõvasti lüüa, ma lihtsalt tahtsin nagu niisama vastu näo piirkonda seda teha, et nagu nalja pärast. No mida iganes, aga ma eeldan, et see on ikkagi kõik nagu tehtud teadlikult ja jõuga. Et nagu. Tõenditest ilmne... Ma korra loen selle veel, ta põhjustas lapsele jõulise toitmise käigus lämbumisohu. Aha. Keegi just rääkis, tean küll, kes mul rääkis, et seal oli tema laste hoius oli mingisugune pöörane õpetaja tädi, siis ütleme niimoodi. Vanakooli õpetaja, kes oli tagasi tulnud siis, kuragi töötas seal ja siis oli tagasi tulnud. Ja siis see inimene, kellest ma räägin, viis oma lapse siis sinna lastehoidu. Laps oli väike, siukene, mis ta on 1,5, mis iganes. Ja seal ta hakkas nägema igasuguseid asju, et ühel hetkel oli niimoodi, et üks laps oli kukkunud peakaala vastu seda mingisugust uksepiitu midagi taolist, siis õpetaja oli öelnud, et ongi paras, ongi hea, ja oligi lasnud seal umbes nutta, mis iganes on. Siis järgmisel hetkel oligi, et üks laps ei tahtnud süüa, siis lihtsalt õpetaja lihtsalt surustu sinna 10 minutit võitles ja surus ja toppis toitu ja mingid sellised asju nagu järjest tuli. Ja siis ta sai siis, laps sai käia seal 4 päeva, kuni isa otsustas, et hell no, ja võttis lapse ära ja siis direktor küsis, et aga miks laps ära võtate? Ja siis ta ütles, et no, teil toimuvad seal sellised asjad. Direktor ütles, et holy shit, et ma ei teadnud mitte midagi sellest, et mis sellest inimesest edasi sai, ei tea. Aga ühel hetkel kuskil internetis oli mingisugune soovitage lasteaedu ja soovitage, mis ei ole head lasteaiad, ja siis üks inimene oli kirjutanud selle sama lasteaia kohta sinna, et seal on mingi sellised õpetajad või selline õpetaja. Ja siis kuidagi need inimesed nagu nägid seda, kes seal lasteaias siis olid ja lõpuks tuligi välja, et kas need samad inimesed nägid, kelle laps oligi seal pikali kukkunud ja see, kes suruti sinna ja nad siis seal alles internetis nad leidsid teineteist ja said teinesega rääkida ja siis sealt võeti veel lapsed ära. Et see oli selle tüübi poolt räägitud jutt mulle, et ma eeldan, et see vastab tõele, et seal on see hetk, kus võiks öelda, et okei, et kus viga need laite seal, mine aita ja tekit, kohe nagu hakka selle asjaga tegelema, aga ma tean ka, kuidas inimesena see on nii raske seda, et siis alguses mõtled, et okei, äkki oli mingi juhus või kuidagi selline mingi alalhoidlikkus on meie sees, äkki oli juhus ja okei, see juhtub minu lapsega ja siis lõpuks ongi niimoodi, et juba mingid asjad on toimunud, vaata. Jah, pluss nagu teine asi on see ka, et seal on ju nagu see asi ka, et millega ühesõnaga kui kuulajad ei ole lapsevanemad, siis te ei tea seda tunnet. Aga need, kes on lapsevanemad, teavad nagu väga seda, et laps võib sulle rääkida loo ära, mis on jumala tõsine. Ja sa kuulad selle loo ära ja sa ei tea, kas see jutt on õige või ei ole. Sest et lapsed on suutelised ise nagu genereerima ka nagu asju. Et mõtlevad maailma välja, jah. Et tegelikult ikkagi lapsevanemad, see ongi see üks probleem, et nagu mis mõttes, et äkki laps mõtles välja, et kuuleme ka seda argumenti nagu, et ma ei teadnud, et ma mõtlesin, et selle lapse fantaasia, aga see on tegelikult päriselt. Ants on ka rääkinud igasuguseid asju meil kodus. Mitte otseselt vägivallaga seotud, sellepärast, et me oleme igasugust vägivallast nii kaugel hoidnud, kui vähegi võimalik on ju. Mis on selles mõttes jumala kasulik, et ta räägib jumala tõsiselt, mismoodi täna, ma ei tea, see kuradi Jüri oli lasteaias ja kukkus ja käsi tuli otsast ära. Ja siis nagu see, okei.
Selge, tõenäoliselt Jüri ei kukkunudki. Et ühesõnaga, et lapsed on nagu suutelised küll genereerima nagu selliseid lugusid välja, nagu Ants on rääkinud enne magama minekut, mis ta on tänase päeva jooksul teinud. Üks nendest oli see, et ta käis lennukiga lendamas ja kõik, ja ta räägib seda nagu puhas kulda, täpselt nagu, mis on nagu nii pöörane, ongi nagu see, et sa kuulad ja lihtsalt imestad, et nagu mina nagu tahaks, et mul oleks näitlejana nii hea talent nagu rääkida, nagu, et näed, ma käisin lennukiga lendamas, jah. Et noh, sa oled enda lapselikkuse kuidagi ära kaotanud. Me kõik kaotame selle ära, vaata. Et... Mina ei tea, ma käitun küll nagu laps päris tüsti. Üldiselt ainult saate salvestamise ajal, aga... Ka see on lapselikkus. Jah, aga et see on küll, see on inimeste jaoks nagu ka ilmselt nagu lapsevanemate jaoks, et kui laps ütleb, et ma ei tea, mil siin tutistati, siis on ka nagu see, et teraga... Kuidas ma lähen hakkan nüüd kella lööma ja siis tuleb välja, et ma olen ja siis tuleb välja, et tegelikult mingit tutistamist ei ole olnudki ja siis olen mina see, kes on kella käima löönud ja siis kõik vaatavad minu peale viltuvad, et reageerisin üle nagu. Jah, hea oleks, kui sul oleks mingisugune selline lasteaias, ma ei tea, kas kõikidel on, aga minul isiklikult on siis nagu üks kontakt, kellega on nagu väga head suhted, et kui ma kuulen mingit lugu ja mingit asja, mis nagu öeldakse, mul on ka esimene asi, et okei, ma uurin järgi, eks ole, siis ma küsin ta käest, et näed, sina olid seal, kas sa nägid, selline asi juhtus ja sealt ma saan nagu seda infot, et muidugi seal võib olla ka see inimene, et ei ütle, aga minu jaoks on see ka oluline, et ma ikkagi nagu alati küsin, kas see vastab tõele, sest et tõepoolest lastel on oma väikene maailm. Nad arvavad, et see asi juhtuski, nad kujutavad asju ette ja igasuguseid nagu lahedaid asju on sellega, et terved peatükid on selle kohta, miks lapsed nii-öelda valetavad, sest tegelikult nad ei valeta. Nad lihtsalt räägivad seda, mida nad usuvad sellel hetkel. Just, jah. See on see, et valetamise eesmärk on anda inimesele vale informatsiooni, aga laps räägib sulle oma fantaasiatest, see ei ole sama asi. Ja. Tõenditest ilmnev oli niivõrd ränk, et politsei keskenduski nüüd hoopis Riinale, kes 2024. aasta kevadel kinni peeti. Ja ütles, see on nagu kõige lahedam osa sellest loost, et sa lähed nagu süüdistama mees tegi seda, võtad need lollakad seletuskirjad kaasa ja siis nad vaatavad, oota, midagi on valesti ja siis lõpuks ongi nii, et too epic to be true, hoopis Riina on süüdi, juhuu, ja siis lõpuks kuradi, kohe läheb edasi. 2024. aasta Statistikaameti avaldatud suurest suhteuuringus selgus, et vägivald paari suhtes pole meestele võõras, 32% meestest on kogenud vaimset vägivalda ja 8% meestest ka füüsilist vägivalda. 8, vau. 1% meestest tunnistas, et on kogenud ka seksuaalset vägivalda. Iga 10 mees tunnistas, et partner on piiranud neil sõpradega kohtuda või takistanud hobidega tegelemist. Umbes sama palju mehi vastas, et partner on kontrollinud nende käimisi. Nii, see on üks sükene huvitav asi, et ka nooremana mina ei teadnud, et see on vaimne vägivald. Nagu päriselt. Kui ongi, et see sama, mis ma ennem tõin näiteks, vaata, et kui naine ütleb, et kuna mulle ei meeldi need tüübid, vaata, et ära mine nendega ja siis lõpuks, algust lähed, ja kui ühel hetkel sa näed ära, et nagu inimene on iga kord kurb ja hakkab mossitama, et ma ei tahaks, lõpuks sa ei lähegi, eks ole, et ma mingitel hetkedel ei teadnud, et see on manipuleerimine ja siis nii-öelda siis vaimne vägivald, eks ole, et see on crazy, et tõesti, see on vaimne vägivald, kui partner on piiranud teil sõpradega kohtuda või takistanud hobidega tegelemist. Jätke meelde see, olge targemad kui mina kunagi. Jah, seal ongi nagu see, et isegi kui sul on sõber nagu, veits nagu mölakas, ma ei tea, vahest on mõni sõber on, et sa saad jube hästi läbi, aga ta on nagu veits nagu mölakas. Ta tead, ta on täielikult munn, aga ta on nagu sinu munn veits. Aga ta on nagu minu munn nagu nii-öelda ja siis ja lõppkokkuvõttes on see, et sõbrad ja tuttavad on sul selle jaoks, et sul oleks suhelda kellegi teisega ka, kui need inimesed, kes sul kodus on, eks ole. Et jah, ikkagi paari suhtes ka autonoomia on hästi oluline asi, et kui keegi ütleb sulle või annab mõista, et ei, ma ei taha, et sa nende inimestega suhtled, see on nagu selles mõttes, see on jumala okei. Ütleme näiteks niimoodi, et sul on mingi, ütleme, et mingil põhjusel nüüd Lemme ütleb sulle, et tead, Andres, Jüri enam meie majja sisse ei astu. Never. Mitte kunagi. Nagu ma ei taha lihtsalt. Siis seal on nagu see koht, kus tegelikult on, et
et kuna see on teie mõlema kodu, siis tal on sõnaõigus. Aga kui ta ütleb sulle, et sa ei tohi Jüriga nagu minna kuradi, ma ei tea, baari, see on absurdne, nagu kuule. Sina käid ka väljas, mina käin ka väljas ja ma ei tea, mind ei huvita, kellega sa käid. Nagu, siis sind ei tohiks huvitada. Kui palju sind huvitab? Nagu selles mõttes, et kui sa lähed Google'i või teed midagi, sa tuleb koju, kas sa hakkad ise rääkima, sest see on ju normaalne osa vaata suhetest, et räägid, kus sa käisid, mis sa tegid ja kuidas sul oli või sa liiga vait ja siis küsitakse sinu käest ja kuulatakse üle sind. Sa tead mind nii palju. Sa tead, mismoodi ma räägin, kui minu käest Messengeris midagi küsida. Ma vastan kahe sõnaga. Siis aga see ei ole sama nagu, kui sa suhtled. Ei, aga ma olen üldiselt, ma olen üsna kidakeelne ka. Aga kui on juhtunud mingisugune asi või mingi põnev lugu, eks ma nagu seda ikkagi räägin ise ka. Aga üldiselt see on küsimuse põhine, et üldiselt minu abikaasa küsib. Mina olen ilmselt natukene külm inimene. Et ma üldiselt küsin ka, ikkagi kui Liisa tuleb töölt koju näiteks, siis ma ka küsin ta käest, kuidas tööl läks ja mingid süksed asjad ja midagi põnevat, süksed põhiküsimused nagu küsin ikkagi ära. Aga süksed intervjuusid ma üldiselt läbi ei vii. Kui me Tartus elasime, siis oli veel niimoodi, et ja see on mõne mehe jaoks võib-olla nagu täiesti uskumatu, et ma selline inimene olen, aga nagu Liisal oli nagu see, et reede õhtu, eks ole, et kuule, et ma lähen välja. See sõbranne kirjutas, et ma lähen välja. Siis mul oli nagu see, davai, mina olin kodus, mängisin videomänge, Best Life. Jumala fun. Kus ta käis, kus ta oli, tema aeg, savi, ei huvita. Ei huvitanud, siis ei huvita praegu, täiesti ükskõik. Et minul oli nagu see suhtumine. Et ma vist pärisin selle oma isalt, sest minu ema ütles, on öelnud seda, kui ma õigesti mäletan, et teda mingil ajal häiris see, et minu isa ei olnud väga armukade mees. Et tal oli lihtsalt, et kui ma kuskil käisin, siis ta lihtsalt ütles, et mine. Ja ta nagu mingil hetkel, ma sain aru, et ta nagu ootas seda, et võiks olla nagu mingi, kellega sa käisid või midagi, aga ei. Ja mul on nagu sama, jah. Nagu sa tead, näiteks kui Messengeri toome näiteks, siis mulle meeldib kirjutada, mulle meeldib ka voice'ides võib-olla pikemalt rääkida. Sulle meeldib voice'e teha ja holy jepp, jah? No nii on, jah. Ja siis teine asi on see ka, et kui me näiteks tulime sealt Võnnu koolist ja Lemme oli just kodus, ta tegi kodukontorit, siis oligi, et ma tulin sealt tagasi ja mul oli kõik need emotsioonid, mida ma siis nagu kohe nagu jagasin talle, kõiki neid tšah, et mul on küll see, et ma olen ise nagu tahan nagu kõik selle enda seest välja rääkida, et mul väga meeldib rääkida, kuulata muidugi ka, et mulle meeldib, kui mulle ka räägitakse lahedaid lugusid. Lemme puhul on see asi ka, et alati kui ta tuleb töölt koju, siis nagu, kus töölt läks, kas draamasid ka on? Ma jaoks, et see kõige põnevam, kus midagi nagu, mingid sellist actionid ka oli või? Siis kui ta ütleb, et ei olnud, siis selge, siis ole nagu väga põnevad jutud, vaata. Tahaks ikka need actionid, aga mulle meeldivad draamad ja mingid sellised asjad. Ja te kuulsite seda siit nüüd, et Andresele meeldib rääkida, sellepärast on ta ka podcaster. Ja mul ema ütles ka, et ma juba hästi väiksena hakkasin hästi vara rääkima, ma ei mäleta, ta ei öelnud mulle aastat, kus see hästi vara oli, aga et nagu varem kui minu õde, et mul oli juba tollel ajal väga palju öelda. Nii, aga tagasi siis Riina juurde. Riinal esitati süüdistus kehalises väärkohtlemises. Kokku jõudis süüdistusse 8 kuritegu, laste sikutamised, jõulistest toitmisest tingitud kehaline väärkohtlemine ja rätikuga löömine. Lisaks mehe suhtes toime pandud teod, mis on siis korduv löömine, juuste kiskumine ja peanaha küntega kraapimine. Süüdistuse kohaselt lõi ta korraga mänguasjade kasti kaanega mehele selja tagant vastu pead ja rusikaga kõhtu. Türa, see on nagu mingi Ameerika profimaadlus juba. Oh my god. Ja tooliga vaata. Nii maa kui ringkonna kohtus mõistsid Riina kehalises ja väärkohtlemises süüdi. Ta kaebas süüdi mõistmise edasi riigikohtusse, kuid kõrgema astme kohus ei võtnud kaebus menetlussegi. Niisiis jõustus lahend, millega kohus mõistis Riina vangi. Reaalselt ei pea ta vangi minema, kui ei pane katse toime uut tahtlikku kuritegu. Selle aja jooksul peab ta käima kriminaalhooldaja juures ja osalema sotsiaalprogrammis. Ma arvan, et see on tavalisem, kui me arvame.
lausub menetlust juhtinud prokurör. Vaimse vägivalla tõttu võivad nad arvata, et ongi seal ära teeninud, kaasnevad ka häbitunne, ma olen ju mees, mis mõttes naine mind tuuseldab. Mitte keegi ei pea vaimset ega füüsilist vägivalda taluma, mitte ükski põhjus ei õigusta vägivalda. Jep, jätka meelde. Ka see vanakooli vaata suhtumine, et lastud anti vitse, tutistati ja see on ka vägivald. Think about that nagu. See on vägivald, jah. Teeme vahepeal ühe mingisuguse väikse vahepausi siin. Mul oli siin üks oli skriinitud Ülenurme, Tõrvandi, Kambja vallas. Brave Flamingo 7476. Tal on ikka veel on muresid. Ja ta kirjutaski siin paar päeva tagasi gruppi, et kas teab keegi, kes on Ülenurme sauna omanik, mingeid kontakte, vihale ajab see hais juba. Nii et Brave Flamingol on ikkagi selle haisuga probleeme. Tundub, et probleem ei olegi vist grillimises, vaid me oleme mingisuguse sauna probleemi ees. Kas Ülenurme saun on üldkasutatav saun või? Ma ei tea mitte midagi sellest. Ma lihtsalt nägin seda, et ta on jälle häda selle haisuga. Ja see kord oli väga suured probleemid, kuidas lapsed ei saa magada. Eelmisest nädala bulletites minge kuulake üle. Ja. Tere küll, okei. Oskab elada. Ja siis teine lahe pealkiri oli siin lõunapostimees.ee galerii. Valgas prõmutas luulet 14 noort poeti. Et vaene luule ja väga rets pealkirine. See on nagu vahepeal sa nagu näed mingit artikli pealkirja ja mõtled, okei, no siin tehti pulli praegu. See on nagu mingi saun läks põlema. Ma mäletan, ma olin Viljandis, see vist oli sisseastumiskatsete ajal, kas Sander Rebane vist näitas mulle seda. Saun läks põlema, seepärast, et saunalambis oli läinud, see oli lühis. Ja saun läks põlema, lühis oli lambis, mis tähendas, et artikli pealkiri oli maakond oli ka, saun läks lambist põlema. Ja siis on nagu see, sa saad aru, okei, käi perse, nagu see on hea nali ja ma saan aru, miks sa seda tegid. Aga ma tahaks Sander Rebast kiita tegelikult, et ta ju siin laseris oli võtnud vahele selle ta käis impulsis ka veel enne seda. Ja et no ma ei tea, siin uus ekspert targem on sündimas. Nii et mad fucking respect, see on tore. Et Sander on selle teekonna ette võtnud, et see on tore. Meil on vaja selliseid inimesi, kes nagu kuradi et ei ole nagu see, et kurat, ma ei tea, mul on selgne aeg, no aga võta ashwagandat! Et kogu see pask võiks meil saada läbi. Ja. Kurat, kui ma juba siin olen, siis ma tahan ühe shoutouti veel teha K3-s, mis on The Last Border, siis viimasel piiril või eesti keeles. Viimasel piiril, nimeline Franz Malmsteni seriaal K3-s. Holy shit, patrullpolitseinikest. Nagu minge lihtsalt vaadake, et see on ikka kvaliteet ja see on nagu äge ja see hoiab seal 6 osa on, ma olen praegu 4 olen ära vaadanud, nagu et kurat, kerib ja tõesti on tehtud ja Franz Malmsteniga oli filmiga, kus oli intervjuu ja siis ütles ka, et said tavaliselt kuskil, ma ei tea, mitu teist tundi, 12 tundi oli tööpäev ja siis sealt said 15 minutit. Ma ei suuda nagu seda nagu päris hästi mõista ja ohjata, et kui nii võimsalt tehakse tööd lihtsalt, et nagu ainult parim nagu läheb või nagu crazy. Kurat, ma mõtlen raha peale kohe nagu, what the fuck? Kus kohast? Aga kas see on ainult K3-s või? Praegu küll, jah. Sest et okei, kui see on K3-s, siis sealt vist on seal on rohkem raha taga ka, siis nad saavad sükest asja lubada endale. Ja seal on ka mingid sinu sõprasid mängib seal. Näiteks Alden Kirss, tema vist ei ole sinu ümber, aga Alden Kirss oli minu jaoks täiesti tundmatu nimi ja tema on siis peategelane. See on Saara Pius, Leena Barbara Luhse ja see on Mauri Liiv. Mauriga ma olen koos mänginud laval. Jep, Mauri on see sõbralistis, ma vaatasin üle juba. Ja Riho Kütser on siis seal politsei siis boss ja et igal juhul ma soovitan viimasel piiril K3-st minge vaadake ja siis näete, kuidas tehakse kvaliteetset sisu. Ja.
Kuule, kui shoutoutis, ma teen ka shoutouti, Riho Kütser on täiega äge mees. Täiega äge mees on. Jep, ja mul meeldis see, et ta on ikka nagu samasugune nagu ta on, aga ta on nagu täiesti erinev. Et siis, kui ta mängis seal sinu etenduses treenerit ja nüüd siis seda politsei pealikut, ta on nagu sarnane, aga ta on nagu täiesti erinev. Et mulle meeldib see, et midagi tuttavlikku, aga samas, et okei, that's good. Aga ega kui ikka ei ole mingisuguseid selliseid sisuloojate skandaale, siis elu on tühi, et lähme natukene lõbusama teema peale neid raskeid teemasid, nagu näiteks Brave Flamingo. Aga teeme avaliku võitluse. Sisuloojate Chris Boysi ja Chris Kerneri tüli on eskaleerunud ning nad viitavad võimalikule kaklusele. Sisuloojad Chris Kerner ja Chris Lüüs. Kas Chris Lüüs on mingi Kristjan Lüüsi vend? Kindlasti mitte. On sarnasus Chris. Ei üks on Chris ja teine on Kristjan, nad on väga sarnased. Lüüsid, nagu võiks olla. No jah. On sõnasõjas ja teevad kumbki vihjed konflikti füüsilisele klaarimisele. Üks roosade juustega poiss kutsus mind kaklema ja ma olen nõus, sõnab Kärner, kutsuses Lüüsi jõusali duellile. Lüüs aga vastab, et kakluseks on vaja lava, publikut ja otseülekannet. Millest siis kõik see alguse sai see viimane nädala jooksul? See sai alguse sellest, kui Chris Kärner hakkas juba videos lahkama Chris Boysi kirjutada kroonika artiklit. Chris, sa ei saa naisi, kui sul on roosad juuksed. Olevat Kärner oma striimis Chris Boysile etteheite teinud. Chris, sa ei saa naisi, kui sul on roosad juuksed. Chris Boys reageeris selle TikToki videoga ega hoidnud oma kriitikat tagasi ning suunas selle otse Chris Kerneri poliitilise tegevuse ja sotsiaalmeedia käitumise pihta. Ta sõnastas oma seisukohta teravalt öeldes, minu jaoks on naljakas, et wannabe poliitik rage baitib Delfi artiklit. Sa tahad teha karjääri poliitikas ja üritad inimesi mõista, aga miks sa loed ainult pealkirja ja teed nende põhjal järeldusi? Mida aeg edasi muutus kriitika ühe isiklikumaks. Sa ei saa naisi, kui sul on roosad juuksed, viitas Chris Kerneri varasemal otse-eetris ehk striimis öeldule. Seejärel võrdles ta seda Kerneri varasema välimusega, kus mehil olid heledate triipudega juuksetukad üle pea. Lõpuks lisas ta veelgi provotseerivama hinnangu Kerneri kohta. Sa jääd rohkem välja nagu femboy kui mina. Kerneri hoiakute ja käitumise kohta lisas ta kriitilise märkuse. Sa istud oma ette kusagil keldris ja räägid teistele, milline on õige mees. Konflikti üheks pöördepunktiks... Oota, sorry, ma segan vahele. See ei ole küll midagi uut. Tavaliselt need mehed, kes ütlevad, milline peab õige mees olema, need istuvadki keldris. Need ongi need mehed, kes keldris istuvad. Kui keegi ütleb, et milline peab olema õige mees, need istuvadki oma ette kaamera ees ja räägivad seda. Nagu, see ei ole etteheide, this is how it works. Õige mees ongi see, kes teistele ütleb, milline mees peab olema. Aga see ei ole hästi tõeld, et Chris Kärner ei istu ju keldris, tal on korter. Selles mõttes. Aga tõesta. Tõesta. No on. Ta istu keldris, aga ma saan aru, mis ta nagu mõtles sellega. Konflikti üheks pöördepunktiks kujunes teema võimalikust füüsilisest vastasseisust, millele Chris Boys viitas varasema pakkumise kontekstis. Ta meenutas seda sõnadega. Fight Club event pakkus sulle fighti minu vastu, mille sa alguses nõustusid, aga siis mõtlesid ümber. Sellega seadis ta kahtluse alla, miks võimalik kokkulepitud vastasseis ei ole seni teoks saanud, kui need väljaütlemised levisid kiiresti ning selle peale ei jäänud sõnu võlgu ka Kärner. Kärner vastas olukorrale märgatavalt rahulikumas toonis ning pigem iroonilise distantsiga ta ütles, mis oleks elu ilma korraliku interneti skandaalita. Teeme ära, üks roosade juustega poiss kutsus mind kaklema ja ma olen nõus. Ta täpsustas ka võimaliku kohtumise formaati öeldes Korsa Gym, mis iganes päeval. Hiljem tõi Chris Boys arutelusse uue tingimuse, lükates tagasi privaatse kohtumise idee. Pean teavitama kahjuks, et Korsa Gym'i ma sinuga kaklema ei tule, sõnas ta viidates sellele, et ei soovi Kärneriga privaatselt aega veeta. Ta rõhutas, et kui midagi üldse toimub, peab see olema avalik sündmus, lisades, kui sa tahad päriselt võidelda, siis meil on vaja lava, publikut ja otseülekannet. Ta jätkas samas suunas, niisama jõuselist kaklemine ei anna kellelegi midagi ning lisas, ma tahan tuua selle rahva ette. Nagu välismaal. Mina sain aru sellest, et Chris Kärner ei soovi, et kolmandad osapooled teeniksid selle pealt raha. Ja hiljem ma nägin ühte TikToki, kus ta oli striimis öelnud, et ainukene inimene, kellega ta üldse, kes oleks väärt temaga selles mõttes nagu võistlema, kes tooks nagu publikut selle koha pealt, oleks Andrei Zevakin. Kellega sina, who would you fight? Saad 100 000 käe peale, Unibet Arena, sina ja siis see teine vend olete main event. Publikut tuleb täis, just saying. Kelle sa valiksid? Varro Voogla ju.
Varro Vooglaiga. Väga huvitav pakkumine. Ma vist valiksin Chris Kala. Kui me räägime. Piinlik. Miks? Piinlik. Mõlemad kui selles on öelnud seda. Ei, Varro vist ei ole. On või? Ma ei tea, kas Varro on. Ei no, aga lõppkokkuvõttes on see ja see on nüüd see koht, kus kohas ma valmistan väga suure pettumuse nüüd Insta% jälgijate hulgas. Ma tunnen, ma pean juba ette nagu vabandama, sest et mul on tehtud igasugused etteheited. Küll on see, et ma pean mingisugust mütilist viha selle Chris Kerneri vastu. Küll on ette heidetud seda, et ma olen kallutatud ja Chris Kerneri vastu ja kõike seda. Palun vabandust, et ma nüüd kogu seda nagu fännibaasi totaalselt alt vean, sest et neil on sellised arvamused minust. Minu arvates kogu selles konfliktis kõige jahedama peaga on olnud Chris Kerner kogu aeg. Minu arvates Chris Poisi selline... Minu arust on väga imelik näha seda, et Chris Pois on suutnud nagu kuidagi rohkem ärbelda kui Chris Kerner. Ma vaatan seda kõrvad, mõtlen, kuulge, what the fuck is going on? See on nagu, ja see on nagu, mul hakkavad juba need kuradi need vandenuteooriad juba peas liikuma. Kurat, kas see on mingi skitt või? Kas nad teevad seda meelega või? Et mina ei suuda respekteerida seda. Tegelikult. Ma ei suuda respekteerida seda, kui kutsutakse inimene, et ma tahan suga kakelda, nagu see asi. Minu arvates tähendab, see on okei. Mina leian, et mingi teatud vanuseni on okei, et sa ei tule teistmoodi toime ja siis sa ütled, et ma tahan suga kakelda. Aga kui sa oled vanem kui 14, siis ma arvan, et see aeg on läbi juba. Et minu arvates on see veider, ma ei saa sellest aru. Miks on vaja sugust asja teha, sest et üldiselt kõiksugused sellised mingisugused konfliktid, mis on inimestel, enam-vähem on ikkagi mingid, baseeruvad mingil ideoloogial, on ju. Nüüd, kui nüüd, mis on mõttetu, on nagu see, ja see on ka see koht, et nagu kui sa ütlesid, kellega ma fightiks, eks ole, ja see 100 tonni käe peale, ja see ei ole nagu seotud, mul ei ole see, et ma kutsun Varro Vooglaidu nagu päriselt nagu kaklema, ei, ma tegelikult, ma ei usu sellesse, eks ole. Kas sa mitte kunagi ei kutsunud puuris? Ei, ma ütlesin, ma tahaks. Okay. Aga ma ei kutsu kedagi, kellega ma ei ole ideoloogiliselt nõus mingil asjal, ma ei kutsu neid inimesi kaklema sellepärast et, mis on see, kuhu ma tahtsin jõuda. Kui kahel inimesel on ideoloogilised erinevused, siis kui te saate kokku ja otsustate kakelda, mis te arvate, mis selle asja mõte on? Sellepärast, et kui, ma ei tea, kui Chris Kerner kutsub mind, tavai Märt, lähme puuri ja peksame üksteist, nii. Ja siis ta peksab mind seal vaesemaks. Kas ma siis ei ole enam liberaal või? Olen küll, et nagu seda ei peksa minust välja, nagu täpselt samamoodi, nagu see ei ole ka, et ma ei tea, Chris Pois tõmbab 3 kuute kannaga näkku kuradi Chris Kerneril ja siis Chris Kerner lükkab nina uuesti sirgeks ja hakkab sotse valima. See nagu niimoodi ka ei käi. Et nagu, et ma ei saa aru, mis on selle eesmärk. Et nagu see on tegelikult see üldse see füüsilise vägivalla nagu, või nagu isegi ma saan aru, nad tahavad seda teha nüüd legaalsel viisil ja kõik, sure, cool, jaa, aga ma ei saa aru, mis selle point on. Ja nüüd edasi minnes, siis tegelikult nagu mina alguses mõtlesin, et kurat, et Chris Pois tegelikult, mida ta teeb, et see on tegelikult väga, ma mõtlesin seal taga nagu rohkem nagu pointi ja nagu mingid, aga mulle tundub, et ei ole. Sest tegelikult kogu selles asjas mina leian, ütleme, et nad suudavad päriselt kokku leppida ja neil tulebki mingisugune fucking fight. See oleks insane. Sest sellest on kõige rohkem kaotada. Rahaliselt nad võivad võita sealt küll, eks ole. Mina leian seda ka, et tegelikult mingi promootor võiks olla nagu, kuulge, aga teeme siis ametlikult, teeme ikkagi, lähete puuri ja teete asja ära, müüme pileteid ja sina saad kati ja sina saad kati. Noh, tead küll, nagu tänapäeval võitluspordis käib, eks ole. Conor McGregor ja kuradi, mis see Mayweather või? Et nagu lihtsalt, see oli, nad teenisid raha. Selle eesmärk oli raha teenida. Et midagi sarnast, eks ole, et ma ei tea, üks variant on ju. Aga kui see kaklus nagu päriselt leiab aset, siis ma leian, et Chris Kerneril on natuke rohkem kaotada kui näiteks Chris Poisil. Sellepärast, et mulle tundub vähemalt praegusel hetkel, et ikkagi nagu
siuke üldine seisukoht on see, et no tõenäoliselt Chris Bosh saaks tongi nagu. Nii, ja kui see juhtub, siis minu peamine küsimus on, mis siis saab? No mitte midagi, suur osa inimese mõttes, no jah, see pidigi nii minema. Me kõik arvasime, et see läheb nii, done, over. Aga kui Chris Kärner saab tongi, siis on nagu see, et siis on Chrisil on alati see probleem, et no jah, sa oled ju see, kes roosade juustega poisi, kes peksa sai ju. Ja see jääb raisk. Et nagu tal on selles mõttes nagu nõks rohkem kaotada, ta peaks siis hakkama, kui see fight oleks päriselt, ta peaks hakkama juba ette hakkama söötma seda, et teate, et ma olen ainult, ma ei tea, mingi 3 aastat olen tegelenud selle spordialaga, ma ei ole mingi professionaalne kakleja, et sa pead hakkama nagu pehmendama juba seda, et juhul kui see juhtub, aga ma üldiselt leian, et see on täiesti mõttetu mingi riistaga vehkimine ja ma ei saa aru. Ja see on lihtsalt ka, see on mingi, ma ei tea, who cares, miks nagu, ma ei saa aru. No, minule meeldib see, et on mingisugust sellist nagu natuke see nii-öelda riistaga vehkimist, eks ole, et jälle, nagu ma ütlesin, on mingisuguse väiksed draamaskandaalid, me ütlesin, et teeb nagu elu palju lõbusamaks. Me vaatame välismaa poole, eks ole, seal keegi üks sisulooja kutsub teise sisulooja välja ja siis nii ongi ja mõnikord toimub ka päris võitlus ära, ja see kaklemise sõna on et pigem ikkagi nagu võitlus, et ikkagi nagu lähme võitleme puuris või siis lähme võitleme poksiringis, et aga mul oli mingi mõte selles, jah, kõige huvitav ongi see, et kuna ma Chris Boshist tean vähem, siis mul puudub igasugune ka teadmine sellest, kuivõrd füüsiliselt aktiivne ta on näiteks sellises spordis, ütleme siis niimoodi, et me teame seda, et Kärner on 3 aastat Korsa Gymis minu hea tuttava Ott Remmeri käe all siis nagu õppinud võitlema ja ma eeldan, et ta on selles ikkagi nagu piisavalt kogenud juba, nagu kui sa ikka 3 aastat harjutad, siis võiksid ju olla päris tubli, on ju. Et nagu 0 teadmist nagu Chris Boshi füüsilistest võimekusest. Teine asi oli see, et huvitav, kui Chris Bosh seda nagu mingi üht videot tegist, et tuli Korsa Gymi ette ja ütles, et näed, ta olen praegu siin Korsa Gymi sees. Mulle meeldis see žest, see oli nagu Korsa Gymi ees. Kas sa sõitsid selle pärast Tallinnast praegu Tartusse, et üks video teha Korsa Gymi eest? Ma ei usu. Ma ikka loodan, aga see tundub väga nagu selles mõttes nagu ebatõenäoline, et eile või üleeile, mis iganes ajal toimus see kutsunga, siis ta juhuslikult on ülehomme Tartus. Et ma mõtlesin korra selle peale, et aga kokkuvõttes sul on õigus. Tegelikult ju mitte midagi muuda, et mis see võib muuta on see, et muretsevad lahendatud selle võitlusalal, sellepärast ajal. Selles mõttes, et kui see võitlus ära on, siis ja ütleme, see võitlus on üsna võrdväärne näiteks, siis lõpuks inimesed nagu suruvad kätt ja nad respektivad teineteist ja võib-olla tulevikus selline riistaga vehkimine nagu kaob ära, puhtalt sellepärast, et ta on nagu võitluses hea. Et seda võib ka juhtuda, et nagu see respekt tuleb, aga tõesti, Chris Boshi suhtumine selles situatsioonis oli selles mõttes lõbusam, sest ikka tore, kui inimene karjub närvis vaata selles mõttes, aga tõesti tekitas ka küsimusi, et okei, et aga jah, et miks sa nagu päris niimoodi praegu siin käitud, et sa süüdistad inimest selles ja nüüd siis, kui sulle midagi öeldakse, et siis sa hakkad täpselt samamoodi käituma, et nagu, ma ei tea. Et jah, fun. Ma ikkagi loodan, et teete selle ära ja saavad, mina küll ostaks pileti sellele, kus iganes, kas see toimuks Korsa Gymis või see toimuks kuskil mujal, et miks mitte? No vaat, see ongi see, miks ma nagu leian, et mingi kordi fight promoter võiks nagu vahel olla, nagu tulla, nendega ühendust võtta ja selle asja pukkida nagu ära, et davai, teeme nagu seal ja siis on nagu nii-öelda neutraalsel pinnal, et siis oleks nagu sure, ma ei tea, klohmige siis üksteist. Ja siis oleks nagu see ka, et see, kurat, aga samas see on ka survestav, sellepärast, et kui Chris Kärner ütleb, et tema ei taha, et 3. osapool selle pealt raha teenib, nii teenib selles mõttes, et aga see tekitaks ebamugav olukorra, kus nad ütlevad, et davai, meie tahame, tulge, tehke. Ja kui Chris Bosh ütleb, davai, ma olen nõus, siis Chrisil on nagu teatav surve, et ta kas nüüd on see, kas nüüd tema on see, kes ei, ma ütlen ikkagi ära, või on see, et türa, siis lähme, siis teeme. Et seal on, et nagu mõnes mõttes nagu võiks isegi mõelda selle peale, et äkki on Chris Boshil nagu Reds long game ja äkki see Reds long game ongi nagu see, et saaks selle nagu nii suureks ajada, et siis Chris Kärner äkki ütleb ära, nagu siis ei ole vaja nagu teha seda.
et siis see on 200 IQ raisk, siis see on väga hästi läbi mõeldud strat tal. Aga mulle tundub, et mingi strat ei ole. Ei, ma hetkel ei tunne, et see oleks läbi mõeldud kellegi poolt. Ja. See on see vana hea sisulojate piif. Et pange hullu. Noorad mehed, veri vemmeldab, no jumala eest. Pange hullu. I guess. Ma teen kähku rahvameditsiini ka siin vahele. Rahvameditsiin, teadmised ja esiseade tarkused. Krista Kukkonen kirjutas sinna. Kas keegi puhtaks jäänutest on täheldanud süstituga sama toa ühku hingates, et pärast lööb alumine osa leekidesse? Vulvapunetist? Olen teinud sellise tähelepaneku ja tunnistan jaegi, isegi äkki siis. Nii inimesi, kes väidavad, et ei ole võtnud. Head roll. Et ikka, hullu punetab. Krista Kukkonen, palun. Tea küll sul tuss punetab ja siis on ka nagu teised on süüdi nagu kõredi kõra, lõpetage ära. Ei no tavaliselt ongi ikkagi teine süüdi, kui sinu tuss punetab. What's just saying? No loodame. Keegi ikkagi on, jah. Olgu, see lähme edasi. Gert Kingol on ka kurat vesi ahjus. Ütleb, et vaadake ja imetlege, milline väljendusoskus, milline taktitunne ja särav intelligents Eesti armastatuima, see on jutumärkidesse pandud, edukaima, teistele eeskujuks seatud arvamusliidri ja Eesti esiartisti poolt. Kõik imetlevad ja plaksutavad. Vot see on sobiv retoorika. Liberaalses väärtusruumis pole labasus ja lollus häbiasi, see on pigem auasi. Ja nagu ikka, keerleb liberaalide maailm ainult ümber vööaluse piirkonna. Kõik muu ületab nende võimed. PS, siin pole tegemist mehega tema dialoogiga. Nimelt kirjutab liberaalseid väärtusi esindav meesartist naisele. Ja siin on siis Maia, mis asi ta on Vill või? Maia Vill kirjutab, minule Orban meeldib ja siis Lauri Saatpalu on kirjutanud nikkumise eesmärgil või? Ja siis, kui Maia vastab talle, arvad, et see oli väga vaimukas, Mats jääb Matsiks, siis Lauri vastab, tahad Orbani Matsiga püherdada, orikas, kes lakub vantide tagumikke samade vantide, kes 1956. aastal tema rahvast tapsid, kes vaenab Ukrainat ja käkib abi andmist, kes oma rahva tagant räigelt varastanud, rahvast nullinud. Tõesti tahtsin olla väga vaimukas, kuradi lohv. Ja siis Maia kirjutab, et kas Zelenski ei ole oma rahva tagant räigelt varastanud ja mis me vaidleme? Ei oleks uskunud, et sinusugune mees võib selline Mats olla, eks ega inimene näitab lõpuks välja, kes ta tegelikult on. Ja Lauri vastab, et männa palk sulle perselov, sina lontrus tuled Zelenskit arvustamas siga. Ühesõnaga, Lauri Saatpalu ikkagi nagu räigelt pani. ja siis selle pealt on Gert Kingo mõelnud, et Lauri Saatpalu on Eesti armastatuim, kõige edukam ja teistele eeskujuks seatud arvamusliider ja ta on Eesti esiartist. Ma ei ole kindel, et ükski nendest asjadest tõsi on. See on ikkagi selline tüüpiline narratiiv, et kui mina lähen avalikult ja ütlen Gert Kingo kohta, ma ei tea, väga ropult, siis Gert Kingo hakkab rääkima, et näete, Eesti kõige armastatuim näitleja, Eesti kõige tuntum, kõige kuulsam näitleja, number 1 arvamusliider ütleb mulle niimoodi. Ja siis mul on nagu see, et ma ei ole Eesti kõige armastatuim näitleja. Nagu millest me räägime? Mis toimub? Miks on vaja, et millegi pärast on vaja nagu hüperbooli ehitada? Hästi, ma ei tea, arusaamatu. No arusaamatu on minu jaoks ka Lauri Saatpalu käitumine, et mis ta absoluutselt. Nii ma olen nõus. Nagu, et ta ikkagi nikkumise eesmärgil, et see on selline linnar priimelik lähenemine nagu. Kuradi lohv ja männa palk sulle persse lohv, et no mida vitt. Et see on muidugi absoluutselt, see ei ole ilus, aga Gert Kingo reaktsioon on ka nagu kuidagi, see on vana hea, see on see üldistame kõigile. Et tegelikult et kuna minul on liberaalsed vaated, siis järelikult mina arvan, et see on okei. Ei ole. See on suur üllatus väga paljudele inimestele, aga liberaalidel on üldiselt on kõik, võivad olla, sa paned 10 liberaali ühte tuppa, tõenäoliselt nad ei ole kõikides küsimustes üksteisega nõus. Tead küll, selle kohta on hea näide ka.
Nations with no borders, vana hea näide. Nii on, jah. Aga ma suunan teid ka tegelikult Patreoni, www.patreon.com/vohkarid ja seal meil on juba 123 patroonhäälingut. 123. Mine Patreoni, Mine Patreoni 123. Ma ei kujuta, kui kaua tuleb kuulata 123 saadet järgi nagu. Täiesti pöörane. Ja selle viimase osa pealkiri on Väino nägi välimuse poolest õudne välja. Et sellise pealkirja mõtlesime välja, me oleme väga-väga andekad. Saate infot, mis Lottemaal toimub, alustame sellega, siis räägime sellest, mis juhtus selle, mitte Riina Sikkutiga, vaid see teisega, kes läks lolliks, Solman. Mida Riina Solman tegi ja kuidas ta väljendas ennast ja kes on täiesti mõttetud inimesed või tühised inimesed täpsemalt. Siis oleme jälle selle malluka teema peal, sest et peale eelmist tavaosa tekkis väikene arusaamatus meil, või siis ütleme pigem siis mallukal Märdiga, mulle tundub pigem. Siis me rääkisime natukene sellest ja nii edasi, et ja siis oli see pikem Väino lugu, et see on siis üks 72-aastane vanamees, kes otsustas, et temale meeldib näperdada 9-aastaseid tüdrukuid ja tagumikus pigistada 2 minutit, mingid sellised asju, et nagu et tõsised teemad ka ja lõbusad teemad segamini, sest et nii me töötame. Nii et mine Patreoni, võid alati ka meile kirjutada. Ma nüüd unustasin rääkimise rääkida mingil saate lõpus. Et võid meile alati meili kirjutada, Märt ütleb selle aadressi. Võhkarid@gmail.com, aga 6. Et kirjutage kõik oma emotsioonid välja, mis on. Ja ma ei tea, on mõni üllatus ka veel või? No, äkki olete kuulnud lastele Hambal ja Selmine ja Päästetud kuningriik on veel saadaval. Mine kraba endale ja üks enda lapsele ja üks enda lapse sünnipäeva sõbrale ka veel. Putsi, kui ebaeetiline on lihtsalt reklaamida lasteraamatut sellises saates, kus öeldakse putsi. Jaa, aga raamatus ei ole sellised sõnu. Igaks üks ütlen. Ja siis täiesti veendud, et keegi arvab, et on. Kuna ta ropendab, siis tal on raudselt on ja see Ambald ja Sermine, siin on Ambald ja Sermine saatis rebase putsi. No näed, no. Mina olen aru saanud sellest, et ainult sinul on see arvamus. Sina oled ainukene, kes sellele tähelepanu pöörab. Mikal ja Mikker saates, tänases saates, et keegi teine ei ole selle peale kordagi pööranud tähelepanu, et kõik saavad aru, et ma ei ole mingisugune hirmus inimene. Peale sinu. Ma ei tea, kuidas ma jõuan sinuni, et sina ka hakkaksid mind armastama sellisena, nagu ma olen, mitte võtma mind alati minu halvimatest osadest kinni. Sellel on ka nimi, selle nimi on projitseerimine. See võib olla selline nimi, aga väga inetult käitud minuga, Albemik. Vot tak, vot nahhui, nagu ütles Monu. Et selline tuli meie saade. Kui teile ei meeldinud see saade, no siis on nii. Ega ei ole midagi teha, saade on läbi juba. Ja te võite 17. oktoober panna endale väikese lihtsalt tõmmata kalendrisse. Ja, lihtsalt. Märkige ära, et võib-olla on vaja Võhkarid kuulata sellel päeval. Aga võib-olla on vaja kohale minna. Aga märkige ära. Ei tea mitte midagi, et 17. oktoober. Nii, nüüd on seeme pandud mulda. Mingi päeva mõte ka sul on või? Mul päeva mõtteid üldiselt ei ole, aga ma võin siin samas välja mõelda. Mõtle. Üks hea mõte on see. See tuleb minu kunagise klassikaaslase vanemalt. Minu klassikaaslase, ta oli põhikoolis mu klassivend. Tema hüüdnimi oli Junn koolis. Ja ta vahetas koolis, ta tuli meie klassis, tal ei olnud seda hüüdnime. Aga see tuli, kui tema vanad koolivennad ka tulid Märjamaa gümnaasiumisse. Ja siis tal tuli hüüdnimi kaasa temaga, Junn. Ja see hüüdnimi tuli tal selle pärast, et ta oli oma vana kooli keldris. Ta oli keldrisse sittunud. Ja siis sealt ta sai hüüdnimi Junn. Ja põhjus, miks ta sinna keldrisse sittus, oli see, et tal oli ilge sitahäda. Ja tema vanaema oli talle öelnud ühe asja ja ta selle pärast sittus keldrisse.
nimelt tema vanem oli öelnud, et sitta ei tohi kinni hoida. Aitäh teile, et te kuulasite tänast saadet. Love you. Ciao. Ciao.